Tere kuulama Primendi ja vaatama ka Primendi seminari, kuidas koguda äriotsusteks andmeid. Mina olen Toomas Mõttus ja täna räägimegi sellest, kuidas andmeid ettevõtete jaoks kasulikult tööle panna, milliseid töövahendeid selleks on vaja, milliseid töövahendeid pakub Microsofti platvorm. Räägime põhjalikumalt Power BI-st, räägime Synapse Analyticust, veel teistestki toodetest. Aga ütlen kohe ette ära juba, et see teema on nii lai, et täna tõenäoliselt jõuab ainult pinnapealselt seda puudutada. Ja kui teil tekib täna küsimusi, siis saab tänase seminari jooksul neid küsimusi vastata, kuid mõistlik on pärast meiega ühendust võtta ja pikemalt rääkida, sest et iga teema, mida ma täna käsitlen, on selline, võib terve päevase seminari teha sellest, et täna on hästi selline pinnapealne ülevaade. Nendele, kes võib-olla ei saa lõpuni kuulata või kes tulevad hiljem või ei saa täna üldse osaleda, teadmiseks siis, et tänane seminar ka salvestatakse ja kõik, kes siin ennast kirja panid, saavad seda hiljem järele vaadata. Aga lähme siis seminari teemad juurde ja kõigepealt räägiks mõne sõnaga, mis ettevõte see Primend on. Oleme IT-sektoris tegutsev ettevõte, kelle missiooniks on aidata inimestel oma ettevõtted edukamaks muuta ja andmete efektiivsem kasutamine, nendest aruannete loomine. See on kindlasti üks valdkond, mis aitab efektiivsuse ja ettevõtete toimivuse paranemisele kõvasti kaasa. Ja ma arvan, et selle valdkonnaga tegelemine ja klientidele nõu andmine on meie missiooniga kooskõlas. Ja lisaks sellele meeldib meile asju koos teha, et üks põhiväärtusi on see, et koos on parem. Ja samamoodi meile meeldib tegeleda uute asjadega ehk innovatsioon innustab meid. Ja mis selle innovatsiooni juures on, et aeg-ajalt tuleb julgeda ka võtta uusi asju, et paljud teemad, millest ma täna räägin, on nii uued, et aasta aega tagasi neid tooteid ja teenuseid veel ei olnud. Näiteks see Synapse Analytics tuli alles eelmisel aastal ja nii mõnedki funktsionaalsused, millest täna juttu on päris uued. Ja neid tuleb pidevalt juurde, et andmete käitlemist ettevõtetes teha efektiivsemaks, mugavamaks ja et ettevõtted suudaksid selle pealt teha kiiremini äriotsuseid, et see majanduskeskkond täna selline on, et valmis peab olema päeva pealt oma seniseid otsuseid muutma ja kohanema uute oludega. Ja see, et meil koos saab paremini ja tahame arengut, see väljendub meil ka muudes tegevustes peale otseselt äriliste tegevuste. Et me siin sel aastal näiteks oleme aidanud patsientide koduravi teadustööd koos Ida-Viru Keskhaiglaga, andes siis võimaluse patsientide kodustele osaleda nende rehabilitatsiooniprotsessis. Ja eelmisel aastal ka andsime oma panuse VRC ralli edukasse toimimisse, et tegime kiiresti raporteerimisportaali, kust oli võimalik vaadata siis erinevate tiimide ja nende tiimide liikmete COVID-testi tulemust. Ja õnneks tol hetkel keegi haigestunud ja ralli oli nii edukas, et toimus sel aastal uuesti Eestis. Nii et ja kui see COVID-i kriis algas, siis 2020 kevadel, siis me tegime suure pingutuse, et kaugtöö võimalusi oma klientidele tutvustada ja mitte ainult oma klientidele, et need videod, ja juhendmaterjalid, mis me koostasime, on kõigile kättesaadavad Primendi lehelt. Hetkel on nad meil eesti keeles ja läti keeles, et täna küll seminar on eesti keeles, aga kui te peaksid lätikeelsed videod huvitama, siis võite minna primend.lv ja vaadata sealt, kuidas läti keeles Microsofti Teamsi kasutada. Ja
me näeme, et me oleme rahvusvaheliselt tegutsev ettevõte. Me ütleme, meie koduturuks on Baltikum. Me tahame olla kõigis 3 Balti riigis kohalikud ettevõtted, meil on kohalik tiim igas riigis ja oleme oma sellist lähenemist, et tahame uut tehnoloogiat kasutusse võtta, tahame pidevalt juurde õppida ja ka seda uut teadmist klientideni viia. Rakendame igas nii Eestis, Lätis kui Leedus ja arvan, et oleme selles päris edukad. Ja meie edukuse võib-olla näitab ka see, et me olime jälle Microsofti aasta partner 2021. Et kui te videot vaatate, siis mul siin taustal on meil ka varasematest aastatest aastapartneri sallid, et me oleme nüüd viimase 7 aasta jooksul olnud 6 korda Microsofti aastapartner ja meil on ka hunnik Microsofti kuldkompetentse alates siis Office 365 toodetest ja Azure'i toodetest kuni Windowsi halduse ja SharePointi ka seotud tarkvaraarendusega seotud protsessideni. Et siin slaidil ma olen jaganud need 2 valdkonda, üks on siis infrastruktuuri puudutavad kompetentsid ja teised on sellist andmehaldust puudutavad kompetentsid, et mõlemad on nii-öelda maxed out, et kummalegi logole ma Microsofti süsteemis ei saa rohkem kompetentse panna, nii et me oleme Microsoftis rohkem sertifitseeritud, kui Microsofti turundus arvas, et on võimalik, paistab, et meil on liiga palju neid kompetentse logobuilder rakenduse jaoks. Aga mis teha, saame hakkama sellega, et me nii targad oleme ja tublid. Aga lähme edasi, ja need valdkonnad, millega me tegeleme, et me arvame ise ja me oleme võtnud eesmärgiks, et me tahame Microsofti kõige paremad spetsialistid Baltikumis olla ja meie valdkonnad, kus me siis tegutseme, ongi kõige põhiline on Teams ja kaugtöö, et see on ka kõige kuumem teema viimased 1,5 aastat olnud. Tegelenud selle valdkonnaga me oleme juba rohkem kui 5 aastat, aga ütleme, et viimased 1,5 aastat ikka see muutus turul ja teadmine, et kaugtööd on võimalik teha ja kuidas seda teha ja millised vahendid on, et see on nagu läbinud revolutsiooni ja me oleme oma kliente siin kõvasti aidanud sellise kaugtöö poole liikumisel. Osa sellest on ka intraneti lahendused, et kui töötajad töötavad kodust, ei ole kontoris, ei ole sellises lähestikku ühtses infovoos, siis peab kuidagi sellise meeskonnatunde ja ühise tegutsemise viima iga inimeseni ja seal me arvame, et just meie see Tableau intraneti lahendus aitab sellist ühtset tiimi luua ja sellist meeskonnatunnet edendada läbi uudiste ja muu sisu, mida see pakub, et sul on põhjust kogu aeg minna vaatama intraneti, mis siis ettevõttes toimub. Ja me ei saa kõrvale jätta turvalisuse teemat, et see on üha kuumemaks muutuv teema, et isikuandmete kaitse ja ärisaladuse kaitse, need muutuvad üha kuumemaks ja just see ärisaladuse teema, et samamoodi, et kui töötajad ei ole enam kõik kontoris, nad on nii-öelda põllul, et kuidas sa kaitsed seda informatsiooni, mis on nende arvutites ja samas tagad selle, et nendel vajalikul hetkel on see informatsioon käepärast, et see on suur osa turvalisust puudutavast küsimuste sellisest ringist. Ja loomulikult pakume tavapärast IT-teenust, andmeteenuseid, millest täna räägime, et sendel ma praegu pikemalt ei peatu, kuna kohe räägime neist pikemalt. Ja tegeleme ka Azure'i pilvehaldusega, et pilv on selline hägune teema, et kuna see pilv ei asu enam ettevõtte enda andmekeskuses, siis tihtipeale spetsialistidel kaob ülevaade, mis siis toimub. Et me aitame planeerida kulusid
et optimeerida kulusid pilves, teha eelarveid ja siis seadistada igasuguseid teavitusi juhul, kui mingi teenus hakkab eelarvest välja minema. Et need on need teemad, mida me Azuri halduses, millega me tegeleme. Ja endast ka mõni sõna, et Toomas Mõttus, ma olen Microsofti spetsialist aastast 1998, et siis on see, kui ma tegin esimese Microsofti sertifitseerimiseksami. Ja hetkel need teemad, millele ma Microsoftis olen keskendunud, on seotud andmetega, et Power Platform, kus on siis nii Power BI, Power Apps kui Power Automate ja andmeteenused, kus on siis Azuri andmeteenused koos siis erinevate analüütika ja AI lahendustega, mis Azuris on. Ja et selline lühike tutvustus siis, mis see on Primend. Ja läheks siis edasi selle põhjuste juurde, miks me täna sellistest andmete kogumisest räägime. Et me teame, et olukord on muutunud, inimesed tarbivad erinevatest seadmetest. Et kui aastaid tagasi see pilt kujutas tulevikku, siis nüüd see on see olevik ja neid teenuseid, pilveteenuseid, mida keskmine ettevõte täna kasutab, on kordades rohkem kui siia kastikesse mahtus. Ja kõikidest nendest pilveteenustest on vaja andmeid kokku tuua. Ja neid andmeid on vaja kokku tuua selliselt, et see ei läheks eelarvest välja, et see oleks võimalik teha kiiresti. Ja kui ettevõtted on hajutatud, siis ka paberi peal protsessid enam ei toimu, need protsessid on vaja digitaliseerida. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja eriti hea veel, kui kõikidesse teenustesse, mida juurutud on, turvalisusega seotud protseduurid sisse ehitatud. Et siin tulebki siis Microsofti Power Platform ja Azuri platvorm heade lahendustena, mille peale on võimalik siis ettevõtte äriprotsesside tuge ehitada ja seda on võimalik teha kiiresti, et reageerida siin muutuvatele oludele. Ja kui me nüüd räägime sellest konkreetselt andmete kokkutoomisest, siis meil on hästi palju erinevaid andmeformaate, et esiteks loomulikult Excel, mis on maailma kõige populaarsem analüüsitarkvara jätkuvalt. Et kuigi siin kõige populaarsemaks tänapäeval peetakse Power BI, siis eks ta on selline analüüsitoode iseenesest. Aga kui mõelda, millises vahendis kõige rohkem analüüsi tehakse, siis on see jätkuvalt Excel. Ja Microsoft on ka viimastel aastatel kõvasti parandanud Power BI Exceli tuge, et Exceliga oleks võimalik Power BI andmeid vaadata ja töödelda. Lisaks on siin loomulikult SQL serverid, et erinevad, on ta siis Microsofti SQL või Postgre või Oracle või IBM DB2. Et kõik need on ilusti Microsofti platvormidel toetatud ja neist saab andmeid kokku tõmmata. Kui me nüüd räägime sellist pilveteenustest, siis pilvesüsteemides hetkel on kõige populaarsem formaat on JSON ehk JavaScript Object Notation ja Microsofti platvormid nii Azuris kui Power platvormis ilusti toetavad JSONist andmete tõmbamist ja ei ole ära unustatud ka XML-i, kuigi XML tänapäeval enam nii populaarne ei ole. Aga sellegi poolest on päris palju süsteeme, mis siiani eelistavad XML-i andmevahetusena. Ka XML-i saab ilusti kokku tõmmata. Ja lisaks on siis erinevatel teenustel, mida ettevõtted kasutavad, on ta siis ettevõtted, kui palju Facebooki kasutavad. Aga siin me ise näiteks, kui me hakkame lugema neid teenuseid, kus me andmeid kokku toome, siis on siin Zendesk ja Directo ja erinevad DevOpsi lahendused ja Azuri aruandlused. Et kõikidest nendest tõmbame andmeid kokku ja üldjuhul see läheb kas siis XML-iks või JSON-iks, mida vaja kokku tõmmata.
kuid on sageli ka SQL servereid ja muid failiformaate. Et CSV ei ole siiani kuhugi kadunud, et neid me ilusti suudame Azure'i ja Power BI vahenditega kokku tõmmata. Lisaks nende andmete kokku tõmbamise erinevatest formaatidest on Microsoftil ka otseühendused erinevate pilveteenustega. Ja mida see otseühendus tähendab, on see, et paljud pilveteenused oskavad andmeid nii väljastada kui ka andmeid vastu võtta. Ehk siis on võimalik nii andmeid muuta kui ka lugeda. Ja nii Azure'is kui Power Platformis on terve hunnik erinevaid ühendusi paljude veebiteenustega, kus siis saab andmeid automatiseeritult sisse võtta või siis mingis töövoos neid andmeid muuta. Et näiteks, et kui teil kuskil pilveteenuses andmed muutuvad, siis selle kohta kirjutatakse Excelisse logikanne või kui teil toimub mingis süsteemis häiring, siis on võimalik selle pealt kohe genereerida email koos selle häiringu sisuga. Et selliseid töövooge on võimalik ehitada ja need parandavad just sellist nagu otsustusprotsessi, et tavaliselt, kui siin me oleme analüütika valmis saanud, siis tihtipeale kliendid küsivad, et okei, me saame need numbrid kätte, aga mida me nüüd otsustama peame. Et ega meie alati selles osas nõu ei oska anda, aga kui teil tekivad sellised selged otsustusmudelid, et kuidas te andmete pealt otsuseid peate langetama, siis ka need otsustusmudelid on võimalik ära automatiseerida. Ja juhul, kui süsteemis mingi juhtum toimub, siis selle pealt kohe teha mingi protseduur või tegevus. Näiteks luua masinaõppemudel, mis õpib teie andmete pealt ja juhul, kui andmetest tekib kõrvalekalle, siis on võimalik hinnata see kõrvalekalle ja selle ja genereerida mingid tegevused, näiteks teavitused spetsialistidele või siis mingi süsteem käivitada, kinni panna. Kõiki selliseid asju on võimalik teha. Ja need erinevad teenused Microsofti platvormis on ilusti ära integreeritud, et sellised põhiteenused, kus me andmeid täna kogume, töötleme, puhastame ja siis ka lõpuks kuvame. Need on Power BI ja Azure Synapse Analytics. Et miks need head on see, et need kaks toodet on väga hästi integreeritud omavahel ka teiste Microsofti platvormi toodetega. Et näiteks see Power BI, mis on väga populaarne, kuidas siis nüüd öeldagi, aruandluse lahendus, siis sellel on võimalus Power BI töölehele panna Power Appi vorme, näiteks, et kui teil on vaja aruande baasil kohe kuskil süsteemi andmeid sisestada, siis on võimalik see Power Appi vorm sinna Power BI aruande peale panna. Või kui te tahate, et inimene nende andmete pealt, mis teil aruandes on, mingid protseduure algataks, siis seda on võimalik luua Power Automate'iga, et teed Power BI töölehel filtri valiku ja käivitab Power Automate töövoo, mis võtab siis need filtri valikud arvesse ning vastavalt sellele tegutseb. Ja need Power Platformi tooted on omakorda integreeritud siis Azure'i teenustega ja on seal siis functionid ja virtuaalmasinad, kus saab hallata teenuseid Logic Appid ja masinaõppeteenuste osas siis Cognitive Services. Et kõik need teenused on ilusti omavahel integreeritavad. Ja eraldi siis tooks välja siis see Synapse Analytics, millest ma siis olen korduvalt rääkinud, et Synapse on siis selline lahe toode,
kus on paljud erinevad Microsofti Azure'i teenused omavahel toodud ühte halduskonsooli, alates siis erinevatest andmeallikatest, protseduuridest andmete puhastamiseks, kuni siis sellised tegevused Power BI raportite koostamiseni. Et need on kõik selle ilusti ühtses kasutajaliideses, lisaks siis ka aruandlus või nii-öelda logimine, mis siis süsteem teeb. Et paljud need teenused, mis Synapse'is on eraldiseisvalt ka olemas, aga just Synapse'is kasutajaliideses on neid mugav terviklikuna vaadata ja näha, kuidas need teenused omavahel seotud on. Ja mis nende kõikide teenuste selline omapära on, et Microsoftil on alati meeldinud neid teenuseid hästi standardiseerida, teha võimalikult lihtsaks, et paljud funktsionaalsused, mis on Power platvormis, need on olemas ka Azure'is, lihtsalt natukene keerulisemal kujul. Ehk mõte on see, et inimene, kes ise ei ole programmeerija või tarkvaraarendaja, tema saab võtta Power platvormi toote ja alustada kohe endale aruande või töövoo loomist, aga kui sa oled arendaja ja tahad sisse süsteemi arendada sellist funktsionaalsust, mida seal täna veel ei ole, siis seda on võimalik teha Azure'i pool ja kasutades nii Visual Studio kui VS Code funktsionaalsusi ja seda koodi, mis sa genereerid, on võimalik siis ilusti erinevatesse Git-süsteemidesse sünkroniseerida niimoodi, et saad ka siis versioonihaldust seal pidada. Et see versioonihalduse pidamine, ma ütleks, et on põhiline teema, mis pärast peaks eelistama just arendaja Azure'i teenuseid, et see versioonihalduse pidamine Power platvormis nii hea ei ole, et siis see Azure'i poole peal ikkagi parem. Ma ütlesin, et need teenused on just omavahel seotud on ja Power platvormis, aga võtaks korraks ja vaataks, mis asi see Power BI siis on ja. Et Power BI on toode, mis koosneb mitmest erinevast komponendist. Et kõige esimene komponent Power BI's on Power BI desktop ja kui te Power BI-ga ja enamik selliseid, kuidas öelda, uusi lahendusi, kui te mõtlete, et teeks mingisuguse analüütika vahendi, mida hiljem tõenäoliselt ma tahan oma kolleegidega jagada, siis neid võiks kohe alustada Power BI's. Ja ma tõstan siia Power BI akna ka, et see on siis selline Power BI, tegi selle akna kuidagi kummalise. Ja ma ei tea, miks ta arvab, et see aken mul kõvasti suurem on. Nüüd ta sai aru, et kui suur aken on, et PowerPoint kuidagi segas Power BI-s, et liiga palju Powereid oli korraga. Et Power BI on selline, desktop on tasuta toode, mille saab ilusti alla laadida Microsoft Store'ist, et kui te võtate Microsoft Store ja otsite siit üles mängude hulgast leiate Power BI, et siin alati kõigepealt pakutakse mõnda mängu, siis on siin täitsa Power BI desktop olemas. Laadite endale selle Power BI desktopi alla ja siis te saate hakatagi aruandeid tegema. Ja miks ma soovitan Power BI desktopi just Microsoft Store'ist laadida, on sellepärast, et Microsoft Store hoiab teie arvuti sisu ikkagi ajakohasena, või selle nagu tarkvara, et see Power BI-l on iga kuu tuleb päris palju muutusi, uuendusi ja kui te paigaldate mingi muu viisiga selle Power BI desktopi endale, siis te ei pruugi neid uusi võimalusi saada ja kui keegi jagab teiega aruannet, mis on tehtud uuemas Power BI versioonis, siis te ei saa seda lahti, seda aruannet. Ehk siis alati laadige Power BI desktop Store'ist ja saate siit selle aruande kätte. Ja nüüd, kui teil on see Power BI aruanne, Power BI desktop ees ja kas ma ütlesin seda, et see on ka tasuta, et sellest hetkel midagi maksma ei pea. Et
siis on võimalik siit võtta kohe, et ma tahaks mingeid andmeid saada. Vist on siin desktop download'ides midagi. Näiteks on üks CSV fail ja tundis kohe selle sisu ära ja saab kohe hakata neid andmeid töötlema. Avast selle teises aknas mul siin selle sisu ja siin saab ilusti kohe vaadata, missugused andmed on, kas need on numbrid või on tekst, et sageli ta tunneb ilusti ära selle omaduse. Ja näete, siin hetkel ei tundnud hinda ära ja põhjus on selles, et formaat on inglise formaat, kus on koma asemel punkt. Siis me saame siin ilusti öelda, et andmetüüp on meil hoopis on meil küll on number, aga ta on USA formaadis näiteks. Ja nüüd, kui ma sellise muudatuse teen, siis kohe ilusti plõmps, sai aru, et tegu on 10 murdudega. Nii, lähme siis, kui ma olen rahul sellega, mis on tähtis veel, et siin külje peal näitab kõik need tegevused, mis te olete teinud. Ehk kui te pärast tahate vaadata, et kui näiteks mingi lõpus tundub, et mingi asi läks untsu ja ei ole üldse nii, nagu oleks tahtnud, siis on võimalik siit ilusti nagu vaadata, mis te tegite ja Power BI jätab need sammud meelde ja kui te pärast vajutate uuenda andmeid, siis saab ilusti andmeid kohe uuendada. Nii, nüüd ütleme, et ma olen rahul sellega ja nüüd laeb andmed sisse. Hetkel ei ole mul transaktsioonid siin, vaid on tooted, ehk siis tõenäoliselt ei tule see aruanne ei saa siin väga summasid kasutada, aga ma saan ilusti võtta ikkagi tooted ja võtta näiteks ühiku hinna ja näete, esimesed lihtsad tabelid on olemas. Ja siin saab siis pärast liiga kiiresti hiirega liigutasin, saab ilusti valida, et mida sa tahad, mida see veerg endast kujutab. Saab öelda, et näiteks, et sa tahad siit saada näiteks keskmist või miinimumi või maksimumi. Kuna hetkel on toote listiga tegu, siis kui ma siit võtan isegi keskmise, siis ei tohiks väärtusi muuta, et väärtused jäävad täpselt samaks. Et see on selline lihtne viis neid aruandeid andmeid tuua ja kujundada see aruanne ilusti ära enda vajaduste järgi. Et kes on Power BI'd näinud, siis siin saab väga ilusaid ja ägedaid aruandeid teha. Et ma natuke hiljem siin nende aruannete juurde ka jõuan, mismoodi on võimalik neid kujundada. Aga siis, kui nüüd tundub, et te olete oma aruandega rahul ja arvate, et te tahaksite seesama aruande andmeuuendust automatiseerida ja vaadata seda aruannet näiteks mobiiltelefonis, siis on mõistlik võtta siit Publish ja öelda, et ma pean selle salvestama, et see Publish töötaks. Nonii, mis ma näidis aruanne ja võib kustutada, enda see märkme ka kohe, et ma ei koguks endale digitaalset prügi siia arvutisse liiga palju ja panen selle enda tööruumi. Nii. Paistab, et see võtab hetke aega ja ma räägiks siia selle jutu juurde, et ma ütlesin, et see Power BI on tasuta ja nüüd, kui te olete Power BI sellesse portaali teete omale kasutaja ja enda tööruumi selle aruande üles laete, ka see teenus on veel tasuta, et see teenus muutub tasuliseks alles siis, kui te hakkate tegema ühistööd ehk jagate oma aruandeid oma kolleegidega ja kolleegid tarbivad teie tehtud aruandeid. Ja siis see on see 8,40 € inimese kohta kuus.
Ja nüüd sujuvalt jõudsimegi siia Power BI portaali. Et see on see aruanne, mille ma ise tegin siin oma tööruumi. Aga kui nüüd ma arvan, et see aruanne on nii hea, et ma võiks seda jagada ka oma kolleegidega, siis on mul mõistlik see aruanne üles laadida mõnda tööruumi. Ja Power BI's on siis päris sellised tööruumid, mis on seotud nii Teamsi gruppidega kui ka Power BI tööruumid eraldi. Et veel pool aastat tagasi Power BI's oli niimoodi, et iga kord, kui tegite ühe Teamsi rühma ehk sellise koostöökeskkonna, siis automaatselt genereeriti ka Power BI töörühm siia. Et see on ka põhjus, mis pärast meil siin neid töörühmi nii palju on. Et kõik töörühmad, mida me tegime organisatsiooni sees, need on ka olemas siin Power BI's. Siis nüüd, kas oli vist kevade lõpus või suve alguses, ma võin eksida ajaliselt, muutus see olukord. Nüüd on niimoodi, et kui te teete Teamsis uue rühma, siis enam automaatselt Power BI'sse uut gruppi ei teki. Ja kui te tahate Power BI teha töörühma, siis peate minema Power BI portaali, selle töörühma tegema ja märkima selle töörühma kasutajaks siis see Teamsi grupi. Et see on see uus protsess. Ja põhjus on sellepärast selles osaliselt, et Microsoft muutis Power BI ülesehitust siin ja tuli uut funktsionaalsust, mida vanades nendes Power BI töörühmades, mis automaatselt genereeriti, nendes ei ole. Et selline see loomine on. Ja nüüd, kui teil on valmis tehtud need töörühmad, siis te saate see sama aruande, mida te soovite klientidega jagada, laadida mõnda töörühma ja siis need tulevad siia ilusti töörühma ja neid siis kõik töörühma liikmed näevad. Aga vahel juhtub see, enne kui me edasi lähme, ma räägiks seda, et siin on päris huvitav uus vaade, mida varem ei olnud. Et tihtipeale on hea näha, kuidas teie aruanded, andmekogud ja alusandmed omavahel on seotud. Et siin on selline uus vaade, kus saab vaadata siis, mismoodi need aruanded, kus kohast nad pärinevad. Ja siin me siis näeme, et on sellised lahedad aruanne, millel on siis olemas oma andmekogu, mis on siis Power BI dataset. Ja siis see omakorda võtab SQL serverist andmeid. Ja iga sellise aruande kohta on see olemas. Ja juhul, kui te nüüd näiteks laete siia tööruumi oma aruande üles ja uuendate seda, siis nüüd Power BI kontrollib, kas selle aruande andmestikuga, mida te üles laete, või uuendate siis seda mudelit seal, et kas sellega on seotud mingid aruanded ja annab teile teada, et mitu aruannet on mõjutatud teie muudatusest. Ehk siis, kui te laete uut aruannet üles, siis te teaksite, et kui te nüüd uue üles laete, et siis mõned aruanded võivad katki minna, kui te ei ole arvesse võtnud seda, et nad omavahel seotud on. Näiteks olete mõnede mõõdikute nimed muutnud või mingeid võrrandeid seal, siis võivad need aruanded katki minna. Ja nüüd, kui teil tööruumis on mingid aruanded, mida te arvate, et võiks kogu organisatsiooniga jagada, siis selliste aruannete jaoks on hea asi teha sellest äpp. Ehk ma võin öelda siit, et ma genereerin uue äppi sellest tööruumist on meil äpp genereeritud juba ja see tuleb siia Power BI'sse äppide alla. Ja ma saan võtta siit seesama Power BI demo äppi ja näha neid demo rakendusi. Ja kujunduseks on muidugi miljoneid erinevaid variante siin Power BI's, aga üks asi, mis mulle just siin meeldib, on see, et need visuaalid kõik on nii-öelda interaktiivsed. Et kui ma mõne visuaali peale vajutan, siis automaatselt kõik teised visuaalid, mis on sama aruande lehe peal, kõigile neile see rakendub. Ehk on võimalik kohe ilusti näha, mis erinevate nende visuaalide taga on. Ja
ehk ta nagu toimib ka filtrina, et alati on võimalik panna selline traditsiooniline filter, kus sa saad siis kuu valida ja aasta, aga on võimalik ka valida filtrit visuaalselt. Ja kuidas ta arhitektuuriliselt see lahendus tavaliselt üles on ehitatud, on see, et meil on võimalik andmeid koguda otse Power BI raportisse. Et ma just teile rääkisin, kuidas näitasin, et võtate Power BI desktopi lahti, ütlete get data ja siis valite, millisest andmeallikast te tahate. Mina võtsin CSV faili, aga sama hästi oleks võinud võtta mingisuguse sellise veebiteenuse, veebi API või SQL serveri ja otsa sisse tõmmata. Kui andmestik on natukene keerulisem ja vaja keerulisi puhastusprotseduure teha või andmeid on vaja osaliselt ainult uuendada, siis vahel juhtub see, et Power BI selline impordi võimekus ei ole enam piisav. Ja siis on mõistlik tuua sisse selline vahekiht ehk siis Azure'i andmeladu, Azure Synapse. Ja seal siis on see, et tood andmeid sisse, tood andmed pronks ehk siis sellised toorandmed, siis andmeid puhastad ehk siis kui on mingi puuduvaid veerge või neid ridu, siis on võimalik teha arvutusi, et missugused need puuduvad read võiksid olla, on võimalik arvutuslikke veerge teha ja nii edasi, andmed ära puhastada. Ning siis seejärel need andmed sellisele kujule panna, et nad on võimalik Power BI andmemudelis omavahel siduda, ehk siis luua see vana terminoloogia on siis, et on kuup, aga sisuliselt on see andmemudel, et kuidas mul on erinevad dimensioonid ehk kategooriad faktiandmetega, näiteks transaktsioonidega seotud ja siis see aruanne teha Power BI-le nähtavaks või see andmestik ja kuvada siis lõpptarbijale. Ja seda sama andmestik on võimalik siis ka läbi Power BI tarbida Excelis ehk samamoodi teha Excelis pivootabeleid, et neid andmeid sisse tõmmata ja teha aruandeid. Ja mis selle eelis on see, et tihtipeale need Excelites aruanded on ju aeguvad ära, et täna teed aruande valmis, siis homme neid andmeid seal Excelis ei ole ja uusi andmeid ja see Excel enam ei ole ajakohane. Aga kui teha see Excel läbi Power BI aruande, siis täpselt see sama andmestik, mis teil Power BI-sse regulaarselt uueneb, seda andmestikku kasutab ka Excel ja teil on täpselt samad mõõdikud ja andmed on või andmete versioonid on siis nii Power BI-s kui ka Excelis. Ja mis siin sellises äpis veel hästi tore on, et mul praegu ei saa teile näidata seda, aga siin on võimalik kasutada sellist lahedat funktsionaalsust nagu row level security, mis tähendab seda, et sa seod andmed omavahel andmemudelis ära ja paned näiteks sinna andmetele juurde osakonna parameetri. Ja siis sa saadki selles aruandes ära defineerida, millised teil on osakonnad. Et näiteks osakond võib olla, ma ei tea, Tallinn, Riia, Vilnius või ma ei tea, Tallinn, Tartu, Tapa, või mis iganes te mõtlete neid osakonna skeeme, et te defineerite need osakonnad ära ja siis saate määrata, millised kasutajagrupid mingites osakondades on ja vastavalt sellele, millises kasutajagrupis inimene on, ta näeb ainult selle osakonna andmeid. Näiteks, et kui meil oleks siin servosakonna filter peal, siis servosakond näekski ainult sellist aruannet, et tal ei ole võimalik näha kogu aruannet. Et kui tahad kogu ettevõtte andmestikku kuvada, et võib-olla siis on mõistlik näiteks eraldi Power BI aruanne teha, kus on kogu ettevõtte andmed ja siis siia aruandesse tuleb server, vaatab oma asju, aga ta ei näe teiste osakondade tulemusi. Et sellist
filtrit on võimalik siin päris lihtsasti teha. Rääkisin teile ka sellisest integratsioonist, et Power BI's on võimalik panna need Power Appid peale, nii et teil on võimalik kohe andmetega mingeid tegevusi teha. Siis näiteks siin on üks selline puhkuste lahendus, mida me ise kasutame oma sisemiseks, et praegu kohe te näete, kui ma siin natukene lohistan seda, et kes meil siis hetkel puhkusel on. Vaatame kohe, näeme, meil siin täna on 19, et vist läksin natukene. Vot, sel nädalal paistab, et ei olegi keegi puhkusel, et siuke hea nädal. Et mis tahes küsimus on, siis kui on kõik inimesed olemas. Aga kui nüüd mõni töötaja vaatab seda oma graafikut ja mõtleb, et ohoh, ma tahaks nüüd puhkusele minna, siis ta lihtsalt võtab selle äpi ja laeb selle ära, ehk see võtab natuke aega, sest see on teine teenus, läheb siin käima ja logid töötajana sisse ja saad alustada uut puhkust. Et ma vaatan, et tahaks ka puhkusele minna, et ma olen sel aastal juba 3 korda puhkusel olnud, aga õudselt tahaks veel minna, et peaks. Ja mul on 11 vaba seda kasutamata puhkusepäeva ka, nii et äkki peakski väikse puhkuse tegema, et siin koolivaheaega järgmisel nädalal tulemas ja viimane aeg on oma ülemusele avaldust teha. Vaat selline väike funktsionaalsus. Ja nüüd, kui siin ära täidad, siis paned selle rakenduse kinni ja hetkel ta ei ole meil nii seadistatud, et ta kohe automaatselt selle aruande uuendab, et see aruanne läheb paar tundi ja siis see aruandesse tulevad need uued puhkusajad kirja. Ja mis ma siis nagu teile ei rääkinud on see, et ka see puhkuste graafika on niimoodi tehtud kasutades Power Automate'i, et kui mina teen siin oma puhkuse taotluse, siis minu ülemusele läheb kiri, et Toomas on teinud puhkuse avalduse, ole hea, aktsepteeri, võib ka tagasi lükata, aga ma loodan, et mu ülemus on nii hea, et ei lükka tagasi. Ja siis, kui see on ära aktsepteeritud, siis kõik need staatused meil siin ilusti muutuvad ja on näha, missuguses staatuses mingi puhkus on. Et see on päris mugav selline andmete sidumine. Aga ma rääkisin teile Power BI'st ja rääkisin ka sellistest asjast nagu Synapse Analytics. Ma vaatan, kas mul siin on mingid slaide ka enne, kui ma selle Synapse juurde lähen. Et mis asi see Synapse siis on? Et ma ütlesin, et on keerulisemad stsenaariumid, kus on vaja erinevatest teenustest andmeid kokku tuua, on vaja teha andmetele keerulisemaid puhastusprotseduure, siis Power BI võimakusest võib väheks jääda ja mõistlik kasutada teisi teenuseid. Ja üks selline teenus on Azure Synapse Analytics, kus on siis omavahel, kuhu integreeritud erineva Azure'i teenused, alates siis integratsiooniteenustest ja andmehaldusteenustest ja monitooringust. Ja lisaks on ta siis ilusti seotud ka selliste turvateenustega, et need on seotud kõik omavahel ühte kasutajaliidesesse ja mugav neid sealt hallata. Ja seal on nii SQL-i kui Sparki tehnoloogia kokku pandud, ehk siis need, kes on harjunud ehitama andmelahendusi Microsofti SQL-i andmelao platvormil, nende jaoks on SQL-i teenused, aga üha rohkem tuleb big data lahendusi, kus inimestel on varasem oskusteabe Apache Spark platvormist, siis selles Synapse'is on ka Apache Spark olemas, et saab Pythoniga teha andmete puhastamise või Javaga andmete puhastamise protseduure. Ja samamoodi siis neid teha Apache Sparki andmebaase, et on päris, et vastavalt sellele, missugune teie senine kogemus on, saate seda ka ära kasutada. Ja Apache Sparkis on suur osa on ka siis masinõppe erinevatel teenustel, et need on otse sinna siis sellesse Synapse'i lahendusse sisse integreeritud.
ja saate loomulikult erinevate töövoogudega sisse tuua ka muid masinõppeprotsesse. Ja kõik need andmestik seal Synapse'is ilusti on Azure Data Lake'is ja seda data lake'i on võimalik siis nii kasutada, et võtta näiteks arhiiviandmete jaoks aeglane ja odav pind ja andmebaasi andmete jaoks väga kiire pind. Et seda erinevaid andmetüüpe erinevates kohtades hoides on võimalik oma kulusid kontrolli all hoida ja samal ajal pakkuda lõppkasutajale väga head teenuse kiirust. Aga vaataks korraks ka, milline see Synapse välja näeb, et muidu ma siin räägin sellist teoreetilist juttu rohkem, aga vaataks korraks selle Synapse'ile ka peale. Et mulle mustad teemad meeldivad, et kui teil tundub, et see on jube pime ja must, siis see on sellepärast, et minu silmadele on see mõnus, kui on tume, et see teema saab kõik ka valgeks teha, nii nagu vanasti oli, et kes on sellise valge taustaga harjunud, saab ilusti ka valget tausta kasutada. Ja mul on siin üks Synapse'i tööruum tehtud juba, et selleks, et teile seda kiiremini näidata. Ja siin Synapse'is me näeme, et meil on olemas sisse ehitatud serverless SQL, mis tähendab seda, et see SQL'i teenus käivitatakse täpselt sel hetkel, kui andmed päritakse, muul ajal SQL ei tööta. Ja see on sellistes andmelao lahendustes väga hea omadus, et kui te näiteks ainult kord päevas tahate oma aruandlust uuendada, et siis ei pea see SQL'i server seal kogu aeg töötama. SQL'i teenus on päris kallis teenus, et kui see suur SQL seal töötab päev läbi, siis mingi hetk võib juhtuda, et see läheb teil üle eelarve, aga kasutades seda serverless teenust on võimalik see käivitada ainult sel hetkel, kui andmeid sellest Synapse'ist päritakse. Näiteks kui te hommikul laete andmed analüütikasse sisse, siis täpselt sel hetkel see Synapse server käivitub ja kui muidu ütleme, et sellise SQL'i teenuse hind, kui te hakkate oma serverit pidama, siis see ikkagi on sinna 1000 eurot kuus vähemalt, on see litsentsi ja serveri kulu, siis siin see kord päevas andmete laadimine serverless teenusest võib olla ainult võib-olla mingi 10-15 eurot kuus, et on kõvasti soodsam ja see muudab selle analüütika ka väikestele keskmistele ettevõtetele kättesaadavaks, kes ei julge teha sellise 1000 eurot kuus, et kui me räägime sellist 1000 eurot kuus 3 aasta peale, siis see on ju see 36 000 eurot, on ju. Et kui sa pead kohe sellise investeeringu välja käima, siis see ei ole mitte kõigile kättesaadav, et ja see veel ei sisalda tööraha, et see teenus võib keema panna. Siis ilmselgelt see Synapse'iga alustada on palju odavam. Ja lisaks on siin veel seda Sparkpooli, on ka Sparkpool ka, ehk siis on selline Sparki server, mis siis neid big data analüüse ja protseduure jooksutab. Ja selle Synapse, selle Sparkpooli samamoodi on seadistatud timeout, et kui seda ei kasuta mõnda aega, siis ta läheb ilusti kinni ja ei võta raha. Et mis siin natuke raha ikkagi võtab, isegi kui ükski teenus aktiivselt ei tööta, on andmesalvestus. Aga andmesalvestus ise nagu väga palju raha ei võta, nii et on suhteliselt mõistlik see kogu see Synapse'i platvorm. Ja kui ma nüüd avan selle kasutajaliidese, siis ma ütlesin, et siin on erinevad teenused ilusti omavahel ära integreeritud, et alates siis erinevatest andmeallikatest, et praegu näiteks siin on andmebaasid, mis on ära defineeritud süsteemi jaoks ja seotud teenused, mis võivad olla nii andmebaasid kui ka erinevad kettasüsteemid, kui ka näiteks erinevate pilveteenuste API'd, et need saab siin ilusti ära seadistada. Et mul see näidis on praegu tehtud siin CSV failidega ja
kui ma nüüd näiteks võtan mõned CSV faili siit lahti, need CSV failid seadistatud siin allpool, kus on integration datasets, need on seadistatud siis nende protseduuride jaoks, on ära defineeritud, milline see CSV fail protseduuri jaoks välja näeb, et kui protseduur hakkab seda CSV faili nagu lugema või kirjutama, siis sa tead, mismoodi tuleb seda tegema. Aga mul on siit võimalik võtta näiteks nüüd CSV fail. Vaatame, mis meil siin on. Vaatame, et meil on siin tooted ja me võime vaadata niimoodi, milline see fail välja näeb või kasutada ka siis kohe seda serverless teenust, ehk ma saan võtta SQL skripti genereerida, kuidas ma SQL-is kirjeldaksin sealt failist andmete kuvamist ja saan samamoodi kohe käivitada selle, et eks ma pean siin nüüd seadistama, et esimene rida on pealkirjad ja nii edasi, aga see kõik on see nii ilusti sisse ehitatud, et kui sa kiiresti tahad arendada mingit keskkonda, siis seda on võimalik kõike teha ja mis see mugav kasutusliides annab ka selle, et seda lahendust on hiljem lihtsam hooldada, et kui te mõtlete nagu teenuste jätkupidevuse, kui te analüütika lahenduse teete, siis te tõenäoliselt ei tee seda selleks käesolevaks kuuks ainult, vaid te nagu teete aastateks ja tahate, et see oleks ka hiljem täiendatav, arendatav, saaks siin asju juurde lisada, siis mida lihtsam see kasutusliides on, seda lihtsam on seda teenust hiljem hallata. Ehk ma ütleks, et tänu sellele, et see Synapse'i liides, see on kõik ilusti kokku toodud ja mugavaks tehtud, parandab ka siis seda hallatavust. Lisaks on siin erinevad protseduurid siis, et kui ma rääkisin, siin olid siis nii-öelda andmete allikad, siis siin valdkonna osas on protseduurid, näiteks ma olen siin kirjutanud, siin on protseduur, kuidas teha defineerida Excelis sellesse SQL-i tabel, mida on võimalik Power BI-ga sisse lugeda otse andme sellest data lake'ist ja ka protseduur, kuidas siis neid andmetele määratleda need formaadid ja kirjutada Parquet faili. Parquet on selline hea big data formaat, kus saab failis salvestada hästi pakitult just andmelao tüüpi andmeid. Et see on selline big data platvorm. Ja siin on samamoodi erinevad siis töövood, kus praegu on hästi lihtsad siin ühesammulised. Et tavaliselt, kui me siin teeme klientide jaoks neid protseduure, siis on nad ilmatu pikad, aga kuna me veame neid kastikestena, siis on nii endal lihtsam seda hallata, kui ka kui kliendid tahavad näha või aru saada, kuidas need andmed nende süsteemidesse tekivad, on võimalik seda koos üle vaadata ja selgitada, kuidas need andmed, missuguse protseduure tehakse, et need ei ole koodis, eks need on koodis taustal, aga kastikestena on ta kohe ilusti ülevaatlik. Ja kõikides protseduurides on ka monitooring, et me näeme siis milliseid tegevusi on tehtud. Et see on mul demo keskkond hetkel, et siin ei ole väga midagi sees, suht tühi, et ma kahjuks teile ühtegi siis töös olevat teenust näidata ei saa, et konfidentsiaalsuspõhjustel, aga ma arvan, et tekitab sellise esimese ülevaate, et mis need teenused on ja võimalused, et nii. Alati küsitakse, et palju kõik need kogu see lõbu maksab, et ma vaatan, mul vist oli selle kohta mingid slaidid ka, et kui me Power BI-st räägime, et lähme Power BI sellise ülevaatega alustame, siis ma ütlesin, et Power BI desktop ei maksa midagi, hetkel Microsoft sellest raha ei võta, kui sa teed omal aruande valmis, paned selle veebi üles, määratled automaatse uuendamise, siis ka selle eest veel raha ei võeta. Kui sa hakkad seda oma kolleegidega jagama, siis Microsoft tahab sellest raha saada
ja lisaks siis, see on see 8,40 € ja lisaks on veel arendajate jaoks olemas 16,90 € pakett, kust piirid on kaugemal ehk seal võivad olla need Power BI andmemudelid nii suured, et neid ei ole võimalik enam Power BI desktopiga hallata. Ja siis on seal täiendav funktsionaalsus, kus saab Power BI portaalis otse neid andmemudeleid Power BI teenuses muuta. Ja selle Azure'i kohta mul sellist head slaidi ei ole, sest et Azure'is on nii palju erinevaid teenuseid, et see, milline see Azure'i nagu hind võiks tavalises andmelao projektis kujuneda, see sõltub, kui tihti andmeid on vaja uuendada, kui palju neid andmeid on. Aga sellises tüüpilises andmelao projektis, kus andmeid uuendatakse võib-olla kord päevas, võib-olla 2-3 korda päevas, siis tavaliselt see platvormi kulu jääb alla 100 € kuus. Et ja see teeb selle just nagu tehnoloogilise platvormi tänapäeval ikkagi sisuliselt kõigile kättesaadavaks. Nii, aga nagu ma ütlesin teile, et see teema on nii lai, et kahjuks ma jõuan kõikidest asjadest ainult hästi põgusalt rääkida, väga detailidesse minna ei jõua. Ja samas tundub, et ma olen seda piisavalt hästi seletanud, et ühtegi küsimust ei ole tulnud. Aga annan siin mõne hetke veel võimaluse küsimusi mõelda. Aga nii kaua, kui te mõtlete, ma panen ette siis selle slaidi, et aitäh teile. Ja kui teil on täiendavaid küsimusi, tahate Azure'i teenustest teada rohkem, tahate Power BI teenustest rohkem teada või tundub, et Priment võiks teid aidata suurepärase aruandluse loomisel, töövoogude optimeerimisel, siis ärge kõhelge ühendust võtmas toomas.mottus@priment.com ja me tuleme alati appi, ja isegi kui me aidata ei oska, siis me oskame teile tavaliselt öelda kellegi, kes oskab, et siiani ei ole keegi hätta jäänud. Nii, aga vaatan korraks veel, et küsimusi täiendavaid tulnud ei ole. Nüüd ma olen siin tund aega lobisenud. Ütlen teile aitäh ja peatse jälle nägemiseni.